Tervist kõigile, Hõbekunn siin ja täna annan teile 5 fakti, miks peaksite just teie hõbedat koguma hakkama. Ja kui sa ei ole veel minu kanalit jälgima hakanud, ole hea ja tee seda, et olla kursis ka minu tulevaste videotega. Aga alustamegi siis esimesest faktist ja see on lõbus ja sõltuvus tekitav. Ehk siis, kui te olete ostnud ära oma esimese hõbemündi, siis ma olen kindel, et te tahate ka teist osta juba. Sest see on tõesti sõltuvust tekitav. Ja miks sa ei peakski seda tegema, on minu küsimus. Ja fakt number 2. See on väga soodne, et põhimõtteliselt igaüks saab endale seda lubada. Et kui näiteks kuld ja plaatina ja pallaadium ja kõik sellised väärismetallid on nagu üldiselt suhteliselt kallid, siis hõbe on väga soodne. Et põhimõtteliselt 30 eurose väikse investeeringuga saate juba omale ühe mündi lubada. Et see on väga vinge ja igaüks saab seda teha. Näiteks ei käi ükskord väljas söömas selle raha eest, mis oleks väljas ära kulutanud, ostad omale 1 ontsise hõbemündi näiteks. Ja nii lihtne see ongi, et igaüks saab endale seda lubada, kui ta soovib. Ja fakt number 3 on siis see, et oled ise oma pank. Ja see tähendab siis seda, et sa saad kõike, mis sa ostad, enda käes hoida. Või kui sa enda käes hoida ei taha, või kuskil vanaema kapi nurgas hoida, või oma kodus seifis või mida iganes. Et ühesõnaga, oled ise enda peremees. Et küll ja küll nähtud ju nagu praegu Afganistaniski, et kõik pangad on suletud, inimesed, kes tahavad oma raha asju kätte saada, mitte keegi ei saa oma asju kätte. Ja kui sul on kodus olemas näiteks oma varud või kus iganes ära peidetud, et sa vähemalt saad midagigi teha. Et see on üks väga suur boonus. Oled ise oma pank. Ja fakt number 4 on siis inflatsioon. Ehk siis paberraha prinditakse absoluutselt iga päev juurde. Kogu aeg. Kogu aeg tuleb seda juurde. See on tühi, paljas paber. Aga hõbe on olnud aastatuhandeid. Vahet ei ole, iga sõda, kogu aeg on see olemas olnud. Kõik sadu tuhandeid aastaid on kasutatud seda hõbedat ka rahana või vahetamiseks või mis iganes asjaks. Aga mõelge seda, kui paljud paberrahad on nagu üldse ära kadunud. Et need ei ole lihtsalt mitte midagi väärt. Mõnes riigis on prinditud isegi üks väike paberilipakas, mis on 10 biljonit väärt. Aga reaalsus on see, et see ei ole mitte midagi väärt ja sa ei saa mitte kuskil sellega maksta. Pangad on kriiside ajal teinud nii ulmelisi paberilipakaid, et vähegi pole. Aga reaalsus on see, et ega midagi sellest välja ei ole tulnud. Et paber on tegelikult väärtusetu, et sellega sa võid omal kaminat kütta või midagi. Aga reaalne raha on sul siin. Et lihtsalt nii on. Fakt number 5 on siis hea investeering. Miks ta on hea investeering? Sellepärast, et oletame, sa ostad omale selle aasta jooksul 100 münti. Nii. Ja sa plaanid hoida neid 100 münti 20 aastat. Oletame, lihtsalt lambist puusalt praegu ütlen, oletame, sul läheb see 100 münti maksma, lihtsalt oletame, 1000 eurot. Nii. 20 aasta pärast on sul need 100 münti alles. Ja arvatavasti on ka hõbeda hind tõusnud, kuna hõbe on alati seda teinud. Et hõbel on olnud langusi ja tõuse
aga see aasta on see tõus olnud niivõrd suur ja mina usun, et on ka tulevikus. Et hõbedat kasutatakse igal pool tööstuses tänapäeval. Ta juhib hästi elektrit ja päikesepaneelid ja kõik värgid särgid. Tahtsin jõudagi selleni, et 20 aasta pärast on sul ikka need 100 münti alles ja arvatavasti on see summa, mis sa siia alla investeerisid, 2 korda suurem. Mille sa teha, võib-olla on ka 20 korda suurem. Aga toon lihtsalt näite, et kui sa peaksid, ma ei tea, see sama 1000 eurot krüptosse panema, no täiesti labane ja lihtne, näiteks Bitcoin. Et sa paned täna 1000 euri Bitcoini ja kas sa oled kindel, et 20 aasta pärast on sul see raha kuskil internetiserveris olemas või? Et see on niivõrd uus värk. Jah, seal on head ja vead. Näiteks paljud hüppavad sisse, teevad oma profiti, müüvad maha ja kaovad. Aga kas see on hea hoida 20 aastat seda kuskil interneti avarustes? Seda ei pruugi olla olemaski siis enam, seda Bitcoini. Et ühesõnaga, kui sa investeerid omale hõbedasse selle raha ja sa hoiad seda hästi, sa tead, kus see on. See on sul alati olemas. See võib lihtsalt seista ja nii ongi. Sa ei pea põdema, et see kaob sul kuhugile ära. Aeg on näitanud, et hõbe ainult tõuseb ja mina proovin ka edasi koguda. Kui teil see video meeldis, visake kanalile like, subscribe'ige ja olge niisama mõnusad. Ja näeme juba järgmises videos. Davai, tšau!